Aeg Sidrunimaal lendab kiiresti. Alles see oli, kui Sidrunimaale asus elama Space Tourer, kuid nüüd oli sinna värske asukana saabunud C3 ja C4 sugulane C3 Aircross. Aircross alles kohanes Sidrunimaa eripäradega, ent ta oli sama uudishimulik nagu Space Tourer. Aircrossil oli seikleja hing ja talle meeldis igal vabal võimalusel matkamas käia. Hoolimata vähesest ajast oli ta Sidrunimaa juba risti põiki läbi sõitnud, ent ühte piirkonda polnud ta veel julgenud minna. Sealsed teed olid eriti käänulised, kaljud olid ülivõimsad ja puud ilmatuma kõrged. Aircross lihtsalt kartis, et ta eksib selles aukartust äratavas piirkonnas ära. Ühel päeval kurtis ta oma murest maatarkadele Jumpile ja Jumperile, kes nagu tavaliseltki oskasid nõu anda. Nad kinkisid Aircrossile maagilise kaardi. Selle maagilise kaardiga võid sa minna kas või maailma otsa ja ka muretult tagasi tulla. Ta juhatab sind täpselt, kui sa teda hoolikalt jälgid, õpetas Jumpi. Aircrossil oli keeruline oma rõõmu varjata. Lõpuks ometi saab ta minna sellisesse paika, kus ta pole mitte kunagi varem olnud. Kui põnev! Maagiline maakaart ise kujutas endast üht erakordselt ilusat ja helendavat ekraani. Aircross asetas tähtsa juhendaja kindlasse ja turvalisse kohta, milleks on tal alati olnud põu ehk kabiin ja sõit võiski alata. Aitäh! Kisas Aircross helendavate tulede saatel Jumpile ja Jumperile ning silmapiirilt kadunud ta oligi. Aircross polnud ammu nii elevil olnud. Ralliauto kombel lendles ta mööda tuttavaid paiku, parimaid asfaltteid, käänulisi kruusateid ja salakavalaid mägiradu. Ta oli oma uuest seiklusest nii vaimustuses, et signaalitas tervituseks kõigile vastu tulnud kaassidrunitele. Aircrossi rõõm ei jäänud kellelegi märkamata ja talle tuututati lõbusalt vastu. Lõpuks hakkas kaugelt paistma see salapärane piirkond, kus ta polnud mitte kunagi käinud. Ta hakkas just paksu metsa sukelduma, kui äkitselt kuulis, et keegi räägib temaga. Keera siit paremale, armas Aircross, su teekond jätkub hoopis sealt. Kuulis hämmingus Aircross. Mis see veel oli? Kes see räägib minuga? Küsis üllatunud Aircross. Mina olen hääl su põues, sinu teekonna tark kaaslane, kes ei lase sul kunagi rajalt eksida. Valin alati parimat teed ning suunan hääles ja pildis sind vajalike sihtkohtadeni. Mina olen sinu maagiline maakaart, teatas salapärane hääl. Aircross polnud kunagi varem kuulnud, et maakaardid oskavad kõneleda ja oli selle tõttu tibake kohkunud. Ma pean tunnistama, et ma pole kunagi varem kedagi sinusugust kohanud. Aga mis sellest? Me võiksime ju sinuga nüüd korralikult tuttavaks saada. Minu nimi on Aircross ja mulle meeldib üle kõige matkata, teatas Aircross. Mina olen Navi ja kuna sulle meeldib matkata, hakkan ma sinu kõige paremaks sõbraks. Tean alati õigeid teid ja radu, teavitan vajaduse korral ohtudest ning leian üles söögikohad, kuulan sinu käsku ja suunan täpselt, tutvustas Navi. Oi, kui vahva, mul on nüüd parim sõber. Lähme seikleme siis koos selles salapärases metsas. Navi säras Aircross ja kadus puude vahele. Senistel rännakutel oligi meie noor sidrun end veidi üksikuna tundnud ja tegelikult oli ta alati enda kõrvale toredat kaaslas soovinud. Soovidega aga on juba kord nii, et need kipuvad täituma. Varsti seisab ees väga käänuline ja mägine tee, siis keera palun 200 meetri pärast vasakule, 200 meetri pärast vasakule, hoiatas end pidevalt korrutav Navi. Aircross keeraski 200 meetri pärast soovitud suunas ja nende reis jätkus mööda pikka, vonklevat teed päikeseloojangu suunas. Saabumas oli õhtu. Kerge vihmasadu niisutas noore sidruni peanuppu, ent kojamehed tegid tubli tööd. Nüüd, kus tal oli kindel kaaslane, kes teda juhatas, ei kartnud ta halba ilma, võõraid teid ega midagi muud. Aircross oli kõigeks valmis. Ühtäkki kukkus valitud teerajale, aga tohutult suur puu. Navi valitud tee blokeeriti täielikult kinni. Nüüd oleme vist küll suures hädas, hüüatas Aircross, kui meeletut takistust nägi. Aga järsku Navi enam ei vastanud. Aircross püüdis sõpra mitu korda kõnetada, ent täiesti tulutult.
ja mida rohkem ta püüdis, seda murelikumaks ta muutus. Imeline päev oli mähkinud nüüd juba ennast õhtu pimeduse tumedasse loori, aga Aircrossil polnud aimugi, kus ta selles võõras metsas täpselt asub. Navi, kus sa nüüd oled? Kus sa oled, kui ma sind kõige rohkem vajan? Hüüdis Aircross nüüd juba nii mitmendat korda, et tal oli endalgi lugemine juba sassi läinud. Suunan teekonna ümber. Aircross, keera ots ringi, sõida 300 meetrit edasi ja pööra paremale, 300 meetrit edasi ja pööra paremale. Korrutas jupp aega vaikuses püsinud Navi. Navi, sa oled tagasi. Ma juba nii muretsesin, et sa polegi enam minu sõber, ütles Aircross kergendatult, aga rõõmsamalt kui kunagi varem. Anna andeks, ma lihtsalt mõõtsin meie uut teekonda, kuidas sa said mõelda, et ma pole enam sinu sõber. Sõpra tuntakse ju kõige rohkem hädas, rahustas Navi. Ja nii sõitsid 2 sõpra mööda looklevat teed tagasi kodu poole. See oli esimene tulevaste 100 retkede seast.